Nii, kuna Peipsis kogub vaikselt tuuri ahvenapüük, siis räägime natukene ka püügivarustusest. Ridvad jällegi tegelikult sama jutt, nagu ka kohapüügil oli, pikkusega 2.25, 2.10, testiga 12.38, kes tahab natukene pehmemat testi, siis 10.28 sobib ka täiesti ilusti sinna toimetamiseks. Liiga pehmeid ritvu pigem ei soovita, sest püük on jällegist kummiluttidega, raskuspeadega ja kui ritv on liiga pehme, siis sa lihtsalt ei tunneta põhja. Lantidest on siis kõige paremini minul toiminud 7-sendised Shattisid, toimivad ka 7,5-sed. 7,5-sed siis mängivad rohkem sabaga ja 7-sendised rohkem kehaga on siin ilusti olemas. Samamoodi dominaadid, koobisvingid on väga hästi toiminud, saadaval meil Veevissi kauplustes. Ja raskust peade poolelt on siis tegelikult see, et neid võiks olla erinevad. Täiesti 7,5-stest kuni ka 24 grammini välja, vahepeal saate potsatamist teha, et kukub kiiresti põhja. Ja ahvenapüügil pigem just tulekski mängida erinevate peibutiste suurustega ja erinevate raskustega. Rullid samuti 2500 suurus, pigem madalapoolilised, sest püük käib meil peenikeste nööridega 0.10, 0.12, kohati kasutatakse ka peenemaid, ütsikeid, vestinid väga hästi toimivad. Siis on muidugi ka toimivad sellised asjad nagu need vormid, nii 9-sendised kui ka 6-sendised. Ja neid on eelistatav siis rakendada need jig-headidega ja eelis on nüüd see, kui siit hästi vaadata, siis ta on põhjast nii-öelda lauaga kohakuti ja kui selle viske ja kerimise teed, siis saba jääb alati landil üles poole hoidma. Nii et kui teete pikema pausi, siis ahven võib täiesti vabalt seda pausi hetkel seda rabada. Ritv-rull on meil ilusti räägitud. Trollinguks siis, või kuidas üldse Peipsil ahvenat leida, on 2 viisi. Kas otsite sidescanniga või downscanniga parvekoguseid, erisusi, varesi, mis iganes. Ja teine variant on, et võtate Westini bossbeidid või klassikalised jointed chadrapid, panete taha lohisema, sõidate varede pealselt üle ja kui seal mõlemad ridvad on kinni koos kaladega, siis teate, et seal on juba parv olemas. Ja siis võibki hakata neid drop-baitide või klassikaliste kummikaladega püüdma. Ja siin on siiski veel ka drop-baitid, mis hästi toimivad. Aga näitame siis, kuidas ka rakendada. Näiteks, kui teil on tšeburaskad ja 2-harulised konksud, võtate pakist 2-harulise konksu välja. Samamoodi võtate siit enda 7-sendise luti näiteks ja sellel on nüüd 2 võimalust. 2-harulised konksud peavad siis, kui nad on liiga jäiga nii-öelda selle metalliga siis on ju, ja siit nüüd läbi torgates, siis tavaliselt, kui ta on liiga jäigalt, siis ta hammustab siit selle vaeosa läbi. Nii et pigem mina soovitaksin, võtate selle kummikala ja 2-harulise konksu, panete kohakuti ja lihtsalt siit lükkate niimoodi ilusti jõuga taas siit läbi. Tuleta teil siit niimoodi välja. See kummikala juba läks tänu sellele, et me sealt teda niimoodi rakendasime natuke katki, aga pole hullu. Ja siis võtate tšeburaska, lükkate ta siit läbi ja kinni. On klassikaline tšeburaska rakendus, millega Peipsil ahvenat püüda. Ja jällegist raskused kindlasti, kui et lutid luttideks, aga raskused, millega tuleb mängitada. Peipsil suurem laine, panete suuremad raskused. Väiksem laine, rohututtides püük, kasutate väiksemad raskuseid. Ja sellega tundub, et ongi meil kogu A ja O sisuliselt üle käidud, mida ja millega Peipsil ahvenat püüda. Ja nii on.